Tšauki tšau! Meie õhtust jalutuskäiku tegemas. Ja teate, ma pean südamest ütlema suurimat tänu teile kõigile, kes te mulle kirjutate, kes jagate oma arvamusi kanalil toimuvast, nendest videotest. Näete, mis meil toimub, jah? Teate, ma veel ütlen avalikult ka ühte asja. Mul peaks tegelikult täna olema üks koolitus. Ja vaat, kus see memm on? Siin. Ja siis koolitusel anti teada, et koolitus jääb ära, lükatakse edasi. Ja mis te arvate? Kui iseseisev töö antakse, mis tuleb teha? Siis ma mõtlesin, et ma teen ühte ja teist ja kolmandat, siis ma riisusin vahepeal. Ja siis ma mõtlesin, et ma lähen siis kala õngema. Lanti loopima. Üks õhtu ma loopisin lanti, kala ei saanud, aga mu elukaasni iga kord, kui viskab lanti, siis tema saab kohe. Ja ma ei jäta jonni, ma tahan ka ühte haugi saada vähemalt. Ma panin 2 haugi kuivama. Näitaks teile, aga ma vaatan, kas ma liigun sinnapoole pärast. Vaat kommenteeri, kas sina sööd kuivatatud haugi. Soome kultuurile on see täiesti võõras. No mitte kusjuures täiesti, aga igastahes nii palju, kui mina soomlastega kokku saan. Memm paneb minema jälle valesse kohta. Oota, ma näitan talle ennast. Memmukene, kes see niimoodi ära eksib? Ja näete, jälle ta on õnnelik. Jee! Jee, tere. Nägid, sa siin oled, näete, kus läks kohe äksi täis, üles leidis, jee. Jah, pole midagi kadunud. Nii, jätkame. Näete, ikka äksitab siin praegu. Nii harva, kui memm meil äksitab, siis see on nii vahva. Vaat. Nüüd ma rääkisin ühte, teist ja kolmandat. Ühesõnaga, teate, ma olen saanud selliseid jutte ka, et isegi ei pea kogu aeg numeroloogiast rääkima, tähtsast sa tuled ja räägid. No suured tänud. Sest mina nii nagu selline ATH versioon, siis mul ikka tuleb vahest mida iganes. Meil on putukad väljas juba. Võt. Okei. Mis ma tahtsin ütelda? Suur tänu teile kõigile, kes te kirjutate. Sellest tuleb mega palju inspiratsiooni. Esiteks videote inspiratsioonid tulevad. Siis see, et on tulemas vestlusõhtu, uudiskiri läks välja. Mulle vastatakse selliseid asju. No üks vastus tuli, ma nüüd sõna-sõnalt täpselt ei ütle seda. Isegi enam ei mäleta. Aga see raha teema on mul seal pealkirjaks pandud ja uskuge mind, me ei jää sinna ainult raha teemasse rääkima, seepärast ma räägin mingi teatuid sissejuhatavat juttu, aga eelkõige vestlusõhtu mõte. Teie, kes olete vestlusõhtul käinud koha peal, te teate, mis see on, eks ju. Üldjuhul läheb teema niimoodi käima. Ja teie olete need, kes hakkavad seda teemat tegelikult kujundama. Ja mina siis numeroloogina teen seoseid oma kogemustest ja kõikidest asjadest siis seotud numeroloogiaga. Ja siin nüüd just äsja suhtlesin ühe naisega. Ma nime ei nimeta, aga mul on temaga alati nii mega lahe vestelda. Õigmeni ta on paadunud numeroloogia fänn. Ja kui ma ütlesin, et koolitus tuleb välja või kool, mida ma siis arvatavasti ma loodan, et ma saan ta purki pandud siis septembris. Eks küll te kuulete, siis ma ütlen teile selle välja. Ja tema on üks nendest, kes sai läbi minu videote tehtud sünnikaardi. Küll sa nüüd ennast ära tundsid. Just lobisesime sinuga. Nüüd, kui ma panen video üles ja laadima, siis sellest on võib-olla läheb tund aega tagasi lobisesime Messengeris. Ehk siis, vaat siit ma tahtsingi ütelda. Mul tuli mõte, lihtsalt mõtlesin, et jagan seda teiega. Et arutasime seal, kuna ta iseseisvalt teeb kogu aeg neid asju ja hästi edukalt teeb ka kusjuures müts maha. Et väga tubli ja kõik siis tänu nendele vestlusõhtutele ta on osalenud vist, kui ma nüüd ei eksi, siis paranda mind, kui sa tahad oma nime all seal kommenteerida, 2 vähemalt, kui mitte 3 vestlusõhtul juba. Mõnusalt on putukaid väljas praegu, hoho. No ma proovin niimoodi kiiremini liikuda, näed, juba tulevad. Need on need, kes hästi väikesed ja siis hammustavad hästi teravalt. No võt, ja siis ma kogu aeg proovin, et ma keele pealt sinu nime välja praegu ei lipsata. Aga teid on juba sellist 4 naist ikkagi. Ma ütlen, naised on jah, 4 naist, kes on juba välja arvutanud seal oma sünnikaarte, ilma et endale sünnikaardi on tellinud. Ja siis muidugi on tellinud ka juba osad teist.
et okei. Aga tuli nagu küsimuseks see, et kui on number 3 ja siis kui on 21 ja on 12 ka sünnikaardis, et kas nad on näiteks sarnased. Sorry, ma kasutan nüüd päris seda sinu küsimust otse. Aga ma arvan, et seda on paljudel ka hea teada. Vaata, kui sünnikaardis ma vaatan seda ja see sõltub, kus kohas see on, siis vaimsuse kolmnurgas ta võib tähendada hoopis midagi muud. Nii 3 kui 21 kui 12. No üldiselt ütleme hästi puusa pealt jämedalt öeldult on 3 selline, mis trigerdab alati mingi emaenergiaga, emaks olemisega. Meeste puhul siis, kui number 3 ja sealt on palju, siis see viitab sellele, et emaenergias kinni olemine, emast sõltumine ja nii edasi. Võib-olla on ka mingid tülid, probleemid, mida iganes, igalühel oma lugu, aga see üks number veel ei ütle kõik. Siis kui on 12, siis seal on hästi palju sellist eneseohverdust, teiste inimeste arvamusest sõltumist ja seal on hästi palju asju, mis veel mõjutavad, kui see on veel üldse seal kas ametis, vaimsuses, võib-olla suhetes, eks ju, seal just on see kaassõltuvus on hästi suur tähtsus kohe 12. 21 hoopis on hoopis sellise energiaga, jällegi ütleme, kui ta on ametis või ta on sul kuskil hingemissioonis, see viitab sellele, et sa peaksid tegelema mingite asjadega, mis on seotud rahvusvahelisusega. Ehk siis näete, justkui kokku liidetult on need 3, aga tegelikult on igal ühel oma tähendus, sõltub siis, kuhu nad satuvad. Vot, et ja see, et ma just ütlesin sulle ka, kallis naine, kellega me just vestlesime, et jah, meile koolis öeldi niimoodi, et see, et kui te kooli läbi teete, siis kõigepealt te peate väga palju praktiseerima, väga palju. Ja nüüd ma ütlen kohe, ma arvan, käsi südamel, ma arvan, et ma olen väga palju praktiseerinud. Ja aitäh teile usalduse eest, loomulikult ilma teieta ma seda poleks teinud. Ja mida rohkem ma neid asju teen, seda rohkem põnevamaks läheb. Ja teate, see maailm ei lõppe. Nii nagu kui te vaatate seda Timo Reimpaliga videot, mis meil on olnud, soovitan vaadata uuesti, siis tema ju kasutab seal ajurveeda, astroloogiat veel nende asjade juures. Ja tegelikult peale vestlust siis Timo näitas mulle veel seda, mis oli minu jaoks täiega nagu raketiteadus. Ja siis ma küsisin ka, et kas ta teeb suulisi vestlusi ja kõiki muid asju. Siis ma kutsun Timo kindlasti veel vestlema, sest meil jäigi väike kokkulepe, et arutaks veel mingitest asjadest ja ta oli hästi muhedalt valmis. Räigelt meeldis tega selles suhtes nagu avalikult vestelda, ja temal on ju ka vaata ikkagi, ma ei tea, mitu aastakümmend. Ja nii nagu Timogi ütles, et tema uurib ju ka kogu aeg edasi siit ja sealt ja kolmandat pidi. Ja me jagasime ka kogemusi, kuidas me teeme neid sünnikaarte ja asju värki-särki, siis me teeme väga erineva tehnoloogia järgi. Aga ikkagi see, mida meie ka, miks me seda teeme, samamoodi Timo ju tahab üldse ka aru saada endast, on ju, mina tahan ka iseendast aru saada. Et see on nagu nii võimas, see on nii huvitav. Vaat, sest kui te küsite või arvate, et ma kogu aeg numbrite maailmas tegelen kõikide asjadega, siis tõepoolest. Jah, mind isegi enam nimi ei huvita, kuigi näiteks Timo läheneb väga inimestele nimega, mina lähenen väga inimestele numbritega. Ja ükski pole vale. Vot, seepärast, et numbritega on nii lihtne, kui sa nagu tead peast numbrite tähendust, ehk siis edukuse kood, millega ka mina kunagi alustasin, ehk siis teie, kes te olete saanud seda. Ja klubilistel on see vaatamiseks. Klubilisus on ka siis vabatahtlik. Saate sinna tulla klubilisse. YouTube'i klubilisus siis. Saate alati sealt ka välja minna. Ja ma pean südamest ütlema ikkagi välja, et ma pole veel sellise nagu puhta koolituse veel valmis saanud tehtud, mida mul oli plaanis panna sinna ka kodulehele. Fienta kaudu saate endale soetada, aga eks ma annan selle teada kolimisega siia, kus me nüüd oleme. Ja siin on nii palju tööd, et siin kunagi töö otsa ei lõppe, nii et paar päeva sajab vihma, jälle on vaja muru niita. Nii nagu te siin näete ikka, muru niitmisele meil elukaaslasega läheb 2 peale kokku 5 tundi umbes. Mina kõpitsen selle väikse muruniindukiga tema traktoriga ja siis te kindlasti küsite, miks te seda robotit endale ei osta. No,
siin majas ma ütleksin, see oleks väga hea. Aga noh, iga asi vajab aega. Kõike korraga ei saa. Või siis saab. Nii nagu ma ikka ütlen ka klientidele, teatud numbrite puhul tasub unistada suurelt. Ehk siis, kui näiteks sinu ameti kolmnurgas satub olema number 22, siis võt sellega on selline hästi vahva lugu. Tarokaartidega seotult on see narr. Narr on siis tarokaartides 0 ja on 22 ka vist äkki. Ühesõnaga meie süsteemis on ta 22. Ja see tähendab seda, et seal, kuidas oma raha voolu suurendada, on see, et panusta, investeeri oma lapsepõlve unistustesse. Ja mis me täiskasvanud teeme, et mis nüüd mina on ju teised on ju olulised ja nii edasi. Memm eksis ära, vaatame. Rossi ei eksinud. Rossi! Tere! No tere! Näete, mul seksid kõik kolosse. Nii, vaadake, memm pani pange praegu. Ma muusjakene. Ei saa edasi rääkida, vaata. Memm on oluline. Memm on meie päälik. Tere, tšau! Oho, keegi sööb teda juba siit. Oi, tipu! Nii, väga hästi. Nii, jaa. Siis vaata selle peale, mida sa lapsena mõtlesid. Ja see on muidu see koht, kus tuleks tegeleda selle, mis on mina pildiga ja siis selle samaga, mida mina soovitan tihtipeale ikkagi teha, et küsida ja mõelda selle enda väikse mina käest, et mida sina soovid teha konkreetselt. Ja see on hästi lihtne meetod. Ükskõik mida sa ka ei tee, seda saab hästi jalutuskäigu pealt täiesti niimoodi, nimetame seda mediteerimiseks, eks ju. Saad küsida. Minul tuli hästi kihvt üks pakkumine. Messengeri. Ai, kui ilus, vaata. Selline päike. Tuli hästi lahe pakkumine, ehk siis vaata selline teenuse vastu. No mina pakkusin siis ja tema muidugi tahtis minu teenust, siis ma küsisin, mis asi see on. Ja teate, mis ma avastasin? Täna ühte suulist klienti tehes ma avastasin, et see number on minul ka. Ehk siis seesama number 22 ameti kolmnurgas. No muidugi tal on hästi palju asju veel juures, aga ma tein teile nagu ühe selle, mida peaks siis tegema. See on tegelikult avaliku esinemisega seotud ja nii edasi. Ja siis teate, see teenuse vastu tulebki nii kihvtiks meil, et tegemist on siis kunstnikuga. Ma nime ei ütle, aga lihtsalt ma tegin sedasi, et ma kutsusin veel lisaks kõigele teda meile siia podcasti ka, sest ma tean, et teie seas on väga palju selliseid, kes maalivad, koovad, tikivad, ma ei tea, teevad mida iganes, vahvaid asju. No ja niimoodi üks asi läks teiseni ja nii vahva. Ja siis üks päev rääkisin siin ka ühe hüpnoterapeudiga. Ühega ehk siis Ave Losman. Nii nunnu. Päriselt ei kujuta ette, kui õnnelik ma olen selle üle, et kui tõesti keegi oleks mingi paar aastat tagasi öelnud, et ma hakkan selliseid asju tegema, ma ei oleks uskunud. Minu esimene reaktsioon oli, et mis nüüd mina, nalja teete või? Kindel ei. Kommenteeri sina ka siia see, mida sina nüüd praegu teed ja kui keegi oleks sulle öelnud paar aastat tagasi, et sa hakkad seda tegema, siis oleks võib-olla välja naernud selle asja. No vot, ja siis Ave ütles ka, et vaata, kui huvitav on see, et ma olen ise ka tajunud, et ma olen inimeste ühendaja. Ja see, et kuidas ma hakkasin neid blogisid tegema, mina ei teadnud, miks ma hakkasin neid tegema, päriselt ei teadnud. Eks podcast'e vist jah, uhke nimi. Aga nüüd ma saan aru, vaadake, Tima. Essa pani mööda. Lussi Melati number 1. Tema on kaskadega sama värvi. Et see on selline, otsi üles, kus on Lussi. No vot, ja siis Ave ütleski, et kas sa saad, Merike, aru, et sa oled inimeste ühendaja. Ja saan küll aru, tõsiselt saan aru. Ja miks ma seda teen, nüüd ma saangi aru. Ma alguses ei saanud aru, miks ma seda hakkasin tegema. Ja hästi palju vähendasin ennast. Sellepärast ikkagi minul on ju ka selliseid huvitavaid numbreid, mis viitavad sellele, et väga tähtis on olnud mul kunagi teiste inimeste arvamus ja nii edasi. Kuulete ka ju aeg-ajalt, kuidas ma siin vingun, et oi, keegi ütles mulle niimoodi, tüü.
ja siis mõtlesin, et issand jumal küll, milline jonnipunn. Noh, eks me oleme kõik inimesed, aeg-ajalt viskab trükivigu sisse. Ja lappab mu jutt, on ju. Saan aru. Aga ma sain mingi nii vahvasid kommentaare, et ma ei peagi üldse numbritest rääkima, et ma võiksin lihtsalt rääkida. No vot. Ja praegu ma ootan, ma räägin teiega ära ja siis ma lähen ikkagi viskan lanti ka, sest õhtune päike on nii ilus, romantiline. Ja ma tean, sina, kes sa oled nüüd kalamees, siis sa kindlasti ütled, et päiksepaistelise ilmaga ei tule kala. Usun, sest üks õhtu, kui ma viskasin lanti, ma ei saanud haugi. Täna on olnud meil terve päev sompus. Ja siis ma mõtlesin, ma proovin. Ma ostsin veel eriti kihvtid sellised, ma ei teagi, mis selle asja nimi on, lant ongi äkki või need otsad vaata sinna. Sest meil on kõrkijad, ma käin ikka neid seal puhastamas, aga ikkagi jäävad kinni. Mõtlesin, proovin ühte. Et mehel on pandud üks sinna klassikaline, selle klassikalisega nii kui vette viskab, kohe saab kala. No ma ei tea, Eesti naine ja klassikaline lant. No ei toimi. Näete, lant on selle asja nimi. No, küll ma ta toimima saan. Nii, oota, mis ma tahtsin siis ütelda? Ja kommenteeri siia sina ka. Kas see, mida sa praegu teed, kas oleksid uskunud, et sa hakkad kunagi seda tegema? Siis aitäh teile kõigile, kes te kommenteerite, kes te saadete meile, kes te kirjutate Messengeri. Ja teie, kes te kommenteerite, kes on suletud Facebooki grupis numbrite keel. Või ma näitan, see käib täielik kiirtee. Ja nii edasi, igal pool, kus te kommenteerite, see on tegelikult nii vahva. See annab hästi palju inspiratsiooni juurde. Ja vestlusõhtu on siis, see tuleb pühapäeval ja pealkirjaks on mu pandud siis suhe rahaga ja üldse igasugused asjad. Kui see teema on sulle selline, mis sind ei köida, pole hullu. Osalemine on vabatahtlik ja nii nagu ma enne juba ütlesin siin vabatahtlikult video alguses, et see, kuidas üldse see vestlusõhtus nagu minema hakkab, see on täielik improvisatsioon ja see on täielikult siis meist kõigist nagu tulenev, ütleme siis niimoodi. Sest kui ma olen käinud ükskõik mis vestlusõhtul, siis need on nii megatundelised, et ma olen lihtsalt täiega eufoorias olnud peale seda ja see saab vinge olema. Ja siis teadmiseks muidugi ka selles suhtes, kui sa nüüd siiamaani nüüd ära jõudsid kuulata. Ma ei tea, eriti nagu tarka numeroloogisse siin ei saanud, aga ma tulingi rohkem mulisema. Siis seda, et salvestust ei tule, võimalusel tule ise kohale kuula ja pane ka küsimusi. Täiesti mingi lambi-antsu küsimused võivad olla. Ei pea üldse teema küsimusi nagu olema. Arutame, räägime ja seal see sinu küsimus võib kedagi kõnetada. Et päris kihvtit on teid osalejaid seal juba ja hind on minu meelest nagu mega selline sümboolne ja samas panin meelega sellise, mis see on, ekstrasensoorse. Ei, mis asi see on, vaata? Müstilise. 18, nagu ma ütlen, Harry Potteri võlukepike. Võt. Vaimsusega seotud number. Ilus päike. Eile tegi video, oli näost täiega punane. Mu mees ka tuli korraks tuppa, mõtles, et issand jumal, mis sul on. No võt, kui päike naeretab, siis minu pruun värv tuleb läbi punase. Kommenteeri, kuidas sina ka päevitud. Kuidas sul päike mõjub. Mõni saab kohe pruuniks. Minul läheb ikka tükk aega. Mu eksam kunagi alati naaris selle peale, et minust lööb enne vähk. Ja tema on kohe pruun. No mis sa teed? Võt, nii ta on. Pea meeldima, mis ikka junnid siin. Ja siin malused on ka aeg-ajalt ikka punased. Läheb kui toonis. Võt, ja siis, nii, näed, juba hüppasin jälle teemaga. Et tiu, 18. Ja see on vaimsusega väga tugevalt seotud. Ja ma tahtsin, et number oleks maagiline. Ja 18 ehk siis kokku liidetud on see 9 ja see viitab sellele, et mingisugused sinnamaani saadud tõed või teatud tõed ja arusaamad jäävad selja taha ja sa lahkuksid sealt vestlusõhtult hoopis mingi uute teadmistega ja uute arusaamadega lähemale iseendale. Nii, ja siis salvestust ei tule, aga seda ma teile ütlen.
Ja ma tean, ma sain kommentaare ka isiklikult ka siin, kes on klubi liikmed YouTube'is, et osad ei saa tulla, on mingid teatud üritused, mida ei saa ära jätta ja nii edasi. Ärge muretsege, ma panen selle salvestuse teile kõigile klubi liikmetele ülesse. Austuses teie vastu, sellepärast, et olete nii truud klubi liikmed. Ma väga-väga tänan teid päriselt kogu südamest, et olete olemas. Ja niimoodi saavadki asjad olema. Vestlusõhtud tulevad siis kõikidele klubi liikmetele sinna vaatamiseks ja need jäävad sinna. Ja sellised, mis on siis seotud koolitustega ja sellised, nüüd juunikuus tuleb siis see eelmiste eludega seotud koolitus, kursus, mida iganes, ma ei tea, kuidas seda nimetada, teemaõhtu. Aga ma ehitan seda ja tahan, ma natuke mõtlen, sest vaata, see kool, mis tuleb siis koolist te saate kõik kätte. Aga need koolitused, mis ma teen, ma annan sealt teile umbes mingisugune, ma ei ütleks, et kas 50%, vot võib-olla eelmiste elude kohta, ma praegu ei oska ütelda, ma pole protsentide arutamises eriti kõva käsi, aga saate väga palju enda kohta teada. Ja siis vot sellised koolitused tulevad siis järelvaatamiseks, ehk te saate siis need lingid endale kaasa. Vot memm läheb koitsa, temale hvatit, seo, kaput. Ega ta mingi jalutaja tädi siin ei ole. Näete, läheb jah? Nii, kodu poolele praegu minema. Lussi on tööl, näitan. Näete seal jah, Lussil on selline tavaline asi, siis ta läheb sinna passima kalda peale. Rossi tuleb, Rossil on paanikamaarika. Aba! Ja siis ka need klubi liikmed, kes on siis teise kategooria klubi liikmed, mul on see vist, ma ei mäleta, mis pealkirjaga, siis teie saate need koolitused endale. Teie toetus on siis suurem. Ma tahan teile kalu ka näidata. Ikka nii uhke nende üle. Ma pean muidugi ütlema, et ma pole ühtegi ise püüdnud. Aga nii nagu ma ütlesin, me vestleme ära, siis ma pean video laadima. Ja siis ise lähen kala püüdma. Aga ärge õpetajale öelge koolitusel, kus ma olen, et ma ei tee iseseisvat tööd. Ta niikuinii tegelikult näeb, seepärast, et meil on süsteem niimoodi üles ehitatud, et ta näeb seda. Mees lehvitas. Võt, ma kohe näitan teile kalu, ma tahan nii näidata. Võt, kes kuivatab kala? Ma olen nii tänulik selle oma eksämmale, ehk siis tervitan Tiiu, sind, kui sa vaatad mu videoid, ma ei tea. Ehk siis saate Pärnu Tiiut rannapungedad tervitada minu poolt, kui sa juhuslikult vaatad ja tunned teda. Temalt ma õppisin väga palju asju. 1, 2, 3, 10 ma näitan. Padaa! Sellised. Natuke vaatan, nad on veel toorad. Opa, oi, väike hakkab juba varsti valmis saama. Võt, näete, sellised tiku panin sinna vahele. Selliste maaeludega me siin elame. Ja mulle meeldib asutades kuivatatud see haug rohkem kui... vaadake, tuleb. Jee! Näete või? Kuivatatud haug meeldib mul rohkem kui särg. Särg on hästi rasvane. Ja võt nii ongi. Näete natuke maaelu. Nüüd mu elu muutus hoopis kardinaalselt teistsuguseks. Vaadake, kui romantiline on. Need kuusel kasvavad need võrsad sinna. Kui ma ei eksi, kas keegi teist rääkis, et neid asju peaks sööma või? Siis ma tegin veel ühe asja. Siin on selline, ma ei hakka teile näitama, aga teate küll, selliseid bioasju visatakse. Siis ma panin sinna kõrvitsa seemneid ja suvikõrvatsa seemneid ja mõtlesin, et vaatame, mis välja tuleb. Oho, siia on tehtud üks asi. Vales kohas. Need asjad ma panen ka tavaliselt sinna biojäätmetesse. Tähtsid sisse ei astu. Kes teab, see teab. Sain likvideeritud. No näete, nüüd ma teiega juba mulisen, nii et ja meili ma olen saanudki, seda ma vist hakkasin siin video alguses rääkima, ma ei mäleta, kas ma rääkisin juba seda, et tema teab, kuidas tema raha liigub ja tema ja nii ja nii ja nii. No võt, ega siis mina mitte kedagi ei sunni mitte kuhugi liituma, nii et kõik on rangelt vabatahtlik. Ja teate veel kord aitäh teile selles suhtes, et olete uudiskirjaga liitunud. Nii nagu te olete aru saanud, ma olen väga kehva uudiskirja saatja. Tegelikult mina isiklikult seda ei teegi. Võt.
seda teeb minu kodulehe haldjas inglike Mirell. Vot ja Mirelliga on selline lugu, et ma tahtsin, et temaga podcasti tuleb. Ta ütles, et jaa, ta on nõus. Aga ma ei tea, millal ta tuleb, seepärast, et kuupäeva me lukku ei saanud pandud. Siis teate, kui palju on Mirell nagu aidanud? Nagu mega palju. Mul on igasuguseid kogemusi kodulehekülje tegijatega. Vot kui sa oled praegu kas ise tegemas või mida iganes, ma tean, et saab ise ka teha, mina ei oska teha. Ja teate, mul on numeroloogias ka kirjutatud, et ma peaksin delegeerima sellised asjad teiste inimestele, et seda rahalist energiat siis laiendada. Mul on väga palju selles suhtes ära delegeeritud asju, mida raha säästmise mõttes saaks ise teha, aga mul läheb ikka meeletult aega selle jaoks. Ja mina usaldan seda numeroloogiat. Et kuskilt nagu peab ära pikistama mingid asjad ja siis peale seda läheb ikkagi lihtsamaks. Vot kommenteeri, kuidas sinuga on. Kas sina teed kõik asjad ise? Muidugi jälle sõltub sinu numbritest, eks ju. Mina pean väga palju delegeerima. Vot ja kui ma ei eksi, siis kui sul on ameti kolmnurgas 22, siis sina pead ka delegeerima. Ehk siis kokku liidetult on see 4, sina pead ka delegeerima. Kes te ametite koolitusel käisite, ma arvan, et ma seda seal rääkisin. Kui sa said ka 8, siis ka sina pead delegeerima. Ja nii kaua, kui hambad ristis tahate kõik asju ise teha, siis võt nokk kinni, saba lahti. Memm läheb koju meil praegu. Ma liigun koos teiega kodu poole, ma lasen ta tuppa ja siis me lähme kalale. Mitte kallale, aga kalale. Tuul tõuseb. Vot kui tuul tõuseb, ei tea, kas kala näkkab siis või? Mul läheb selle laadimisega veitsa aega. Ehk siis kommenteeri sina sinna kõvem kala, naine kala mees. Et tegelikult on hea, et tuul on seal, kuhu ma nüüd lähen sinna ranna poole. Siis seal ei ole neid idikaid. Ma ei teagi, mis nad on. Mitte sääsed, nad on kimalased, vot. Jubedad tikrid, saad aru, ammustab niimoodi, et pool kerest viib ära. Mul suur kere annab viia. No aga viivatajad vahest on jalad nii laigulised, et ossa mait. Ja siis kratsid segaseks. Mul on üks selline vinge atribuutika ostetud ka, aga ma unustan seda tihti peale kasutada. Käisin NLP koolitusel ja siis seal üks koolitajatest ütles, vaat selline hästi mingi võlupliiats. Nii kui on sind ammustatud, siis sellega annad nagu elektrilöögi vaata sinna kohale. Arvake ära, mitu mul neid on. Ikka ma ostsin kogu perele kohe, see on minu loomuses. 5 tükki vist tõstsin, 2 kinkisin ära, 3 on kodus. Mitu neist kasutan? 0. Vat, nii ongi. Nii, lähme kaitse. Et siin saab rahulikult alati 10 000 sammu ära käidud. Korraks lähed randa ja tuled tagasi ja valmis. Kell on juba segamini, mõtleb issand jumal, mis nüüd juhtus. Vat, nii ongi. Nüüd me lähme, paneme memme kinni ja siis me lähme kalale tüdrukutega. Aga vahvat õhtut sulle ka sinna ja aitäh, et olemas olete, aitäh, et kommenteerite, aitäh, et isiklikult kommenteerite, annate nõu, jagate oma arvamusi ja üleüldse. Näete, valgemaks läks kohe, jah. Et nagu mega lahe, et olete olemas. Ja teate teie, kellel teil on 22 ja 18 näiteks sünnikaardis ükskõik kus kohas, ma arvan, siis te saate kõik, mida te tahate oma elus, ainult te peate uskuma sellesse. Mina hästi pikalt ei uskunud. Aga see, mis mul praegu elus toimub, siis see on ka selline koht, kus ma aeg-ajalt tahan ennast näpistada ja siis nagu, et ärka üles, et see on kõik uni. See ei tähenda seda, et ma lihtsalt istun loorberitel. Mul on tohutu töönarkomaania peal, millega ma endaga võitlen. Näete, vägisi lähen praegu kala püüdma, selle asemel, et iseseisvat tööd teha, jah? Nägite? Mul on väga huvitav koolitus, kus ma käin. Okei, tšau, mis ma ikka jahun. Enam laiali. Vaat hoike pöialt. Ma ei tea, niimoodi, et kala saaks. Vaat, kas sa oled kalanaine, kalamees? Näita, saada pilti, mis lanti kasutad. Vaat räägime kalamee jutte ka veitse. Tšauki.